Selleks, et meie kodud oleksid soojad ja küttekulud minimaalsed, peavad majad olema hästi soojustatud ning varustatud korralike uste ning akendega. Ja majad peavad olema hästi õhutihedad, et ei oleks läbipuhumist. Sellises majas võib aga niiskustase minna liiga kõrgele, see tähendab, maja peab olema ka varustatud korraliku ventilatsioonisüsteemiga. Me oleme meie saadetes rääkinud mitmetest ventilatsioonisüsteemidest, täna me lisame sinna veel ühe. Mis süsteemi või seadmega meil siis antud juhul tegemist on? No antud juhul on meil tegemist Saksa firma Meltem soojustagastusega lokaalse süsteemiga. Temal on nüüd sees 2 ventilaatorit, nii et üheaegselt toimub nii sissepuhe kui ka väljatõmme ja samal ajal ka soojustagastus. Kuidas seda paigaldatakse, kui palju selles mõttes, et maja peale näiteks või korteri peale, kui mitu peaks neid olema? No korterites, et kui on 2-toaline korter, võib saada ühe seadmega hakkama, oleneb, kuidas toad asetsevad üksteise suhtes. Aga 3-toaline vajab kindlasti juba 2 seadet. Ja eramaja jagatakse ka tsoonideks, näiteks elutuba ja magamistuba, vannituba ja magamistuba. Aga 2 magamistuba kõrvuti peavad alati olema oma seadmega. Selle, kuidas panna, selle juba annate siis teie, kui hakkate projekteerima või kavandama seda ülesehitust? Jah, hea meelega. Selleks on vaja põhjaplaan meile saata ja põhjaplaani alusel saan teha juba esimese pakkumise ja esimese lahenduse. Kas ta kuumutab õhku ka? Ainult ühel variandil on sees küttekehad, mis on mõeldud passiivmajadele. Kuna passiivmajadel muud kütet ei olegi, siis saab ka ventilatsiooniseadmega juba toa ära kütta. Aga üldjuhul neil küttekehasid lisasid ei ole. Seega see soojustagastus 76% on maksimaalne, mis on võimalik meie kliimas ilma lisaküttekehadeta. Kui nüüd õues ikka väheb väga-väga külmaks, et kas siis toa soojast õhust piisab selleks, et seade seisaks veel töös? Nii ja naa. See oleneb, kui sooja on toas ja kui külm on väljas, et minu seade lülitub välja kuskil -18 juures. Kui väljas on -18 kraadi, siis ta ei suuda enam ilma küttekehadeta oma soojusvahetit plussis hoida ja ta lülitab ennast välja. Kui temperatuur tõusis -15 juurde, lülitas ta uuesti sisse. Nii et -15 juures ei olnud mingi küsimus, aga -18 oli piir, kus ta ennast välja lülitas küll, jah. Kui palju ta võtab energiat? Väga vähe. Ehk minimaalne õhuvahetuskubatuur on siis 15 kuupi tunnis ja siis ta tarbib 3,8 vatti. Aga selline 2 inimese magamistoa norm 30 kuupi tunnis tarbib 5,8 vatti. Et üsna vähe. Millised hooned üldse põhimõtteliselt tulevad kõne alla, et sellist seadet paigaldada? Elumajad ja kortermajad ja sobivad väga hästi ka lasteaedadesse, üksikud klassiruumid, bürood, loomulikult ei sobi suured saalid, aga sellised üksikud ruumid väga hästi. Filtrid, kui tihti neid filtreid tuleb vahetada? No filtreid on soovitav vahetada 1 kord aastas. Nad on kõva olemisega ja neid on võimalik ise puhastada aasta sees, mitu korda kas või. Aga sügisel, hilissügisel enne külmasid on see kõige parem aeg ja kõige õigem aeg uute filtrite vastu vahetada. Sest talveks, kui tulevad külmad, on see soojustagastus väga oluline. Ja kui on filtrid umbe, siis see soojustagastus ei ole sugugi see, mida ta võiks anda tagasi. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kui te kas või täna öösel magades tundsite, et teil magamistoas ei ole piisavalt värsket õhku, siis tasuks kaaluda selle üle, et paigaldada oma kodulegi lokaalne ventilatsioonisüsteem. Ühe võimaluse interneti aadressi näete praegu ekraanil.